tunne nagu kergem või raskem? Ujun normaalselt, sõidan ratast normaalselt ja siis panen jooksuga kõvasse. Rabeleda pole mõtet. Peas, et kõik ilusti välja kukub ja see on kõige tähtsam ja hea tunne sees on pärast finiši. Eksimisvõimalus kui sellist tänasel rajal olla ei tohiks, rada on tähistatud, ilusti märgid on maas kõik. Meil on reguleerijad väljas, kes ütlevad teile, kust kohast on vaja kuhugile tagasi pöörata. Äärmiselt hea meel öelda tere tulemast ja tere hommikust Richard Viherpuu, Kirkekool, Triin-Mari Lessing. Teekast liigub siia, kus mina olen. Teekast liigub siia. Stopp. Sõbrad, nüüd on aeg maas jälle hakata. Ja lapsevanemad saate lüüa rütmi selle muusikas. Läheb. Kõigile võistlejatele täna. Kõik teevad täna. See ei tohiks veel esimene eile, sellepärast, et ei ole mine veel peale. Ära mine veel peale. Ja võistluste liider number 57 on Minko. See oli minu teine triatlon elus ning üllatavalt hästi läks täna tõesti. Et ujumis andsid tagumiselt päris palju hoogu ning jalgrattasse minnes oli hoog päris hea, jalad ei olnud esimest korda krampis, mis on väga hea ning rattaga üles mäge oli super minna.
mitte midagi ei valutanud, aga kuskil lõpupoole hakkas tõesti pisma ja rattaga alla minnes mäest oli ikka päris suur hoog oli sees ning võin rahule jääda ning jooks oli ka super ja jalad ei valutanud ega midagi ning rahule jääda üldse täna tulemusega, et lõpus proovisin spurti panna, aga energia oli kahjuks ära läinud. Nii et super ja triatloni täna. Ujumises valutas pea, sest vesi oli väga külm aga kannatasin selle ujumise ära. Siis läksin rattasse, rattas oli tõus väga raske ja tagasi oli kergem tulla ja jooksus panin kõik välja. Lähen vaatan, kuidas olen taastunud Pühajärve võistlusest, kuidas enesetunne on, et tegelikult väga ei tea, et mis korras jalad on ja oleme natuke rahulikult liigutanud see nädal, aga täpselt ei tea. Tegelikult mingit kindlat plaani ei ole, et põhivõistlus on läbi minu jaoks, mis olid Eesti meistrivõistlused ja siis täna vaatab, mis alles on jäänud sellest kõige paremast vormist. Oma vanuseklassis esimene kohta päris suur ramp sammustada, aga eks ma olen ennast parima, et läheks seda taga jääma. Tublidele korraldajatele! Meie liigume tiim soovib Tiina Vallasele ühe täitunud numbri puhul. Palju õnne, Tiina, sulle ja ole ikka meiega. Aitäh sulle! 20 kilomeetrit ja 5 kilomeetrit jooksu. Külm minu jaoks. Võib-olla muidu ei ole, aga minu jaoks on hirmus külm käelabadele. Natuke on meil aega, vahetusala on 1 minuti pärast kütlus. Ja vaadakem ratta. Ratta ja Armin Angerjärv on teinud päris hea ujumise. Almaja, võistleja number 28. Rein ja Marko Siimar lähevad mööda lõpudistantsile. Tuleme rattatõusu, siis väike langus ja siis järgi minemas, et tarvitases number 81 on tõepoolest pikemalt jalgele ja Sanderid edasi 2 nädalat, õigemini veel nädal edasi.
okei, op. Ja järgmine võistleja on TS number 68. Äge oli. Kohe algus ujumises kergelt pisut jäi karpi alguses, kuid peale esimest poid sain juba põhikonkurente nägin ja nagu sain vabasse vette ja siis suutsingi kuni lõpuni konkurentide juures ära püsida ja siis kohe ratta alguses sain teisele positsioonile ja silmaulatus oli ka Kevin Anders Siim. Esimese ringiga juba vahet vähendasin päris suurelt ja esimese ringi lõpuks oli vahe 18 sekundit ainult ja teise ringi pöördepunktis sain Kevini kätte ja siis ühe korra veel vaatasin tagasi ja siis oli juba Keviniga vahe sisse saanud ja jooksus, ma teadsin, et ma olen Kevinist tugevam pisut ja enesetunne oli hea ja läksingi kohe nagu heade mõtetega ja head jooksu tegema. Täna oli väga põnev siia starti tulla üldse, et kõik noored tüdrukud olid stardis täna kohal ja ma ikka mõtlesin, et mul läheb ikka päris raskeks nendega, aga ujumises ma kaotasin üllatavalt vähe Katrinile tegelikult umbes mingi minut aega ainult.
ja siis see tähendas seda, et ma sain ta rattas üsna kiiresti kätte ja sõitsin eest ära nii palju, et sain joosta ka niisuguse turvalise vahega ikkagi. Et selline väga hea start tuli minu jaoks, et tõesti minu jaoks kõige raskem koht on alati see ujumine ja siis täna tuli see väga hästi välja. No, eks ta läks nagu läks. Kindlasti jäi see rattasse ja raskeks tegi asja ka mäkke jooks. Et ratas see vastutuul ja tõusud ja eraldi start on üleüldse väga rasked ja teades, kuidas Alma sõidab ikka üle pea tugevamalt kui mina ratast, siis oli arvata, et ta sõidab must mööda ja saab kätte ja paneb minekut. Siis ma lootsin muidugi ta jooksus kätte saada, aga ma ei arvanud, et see mägi läheb nii raskeks, et pigem jäi täna kõik jooksu taha. Täitsa külm oli. Kõige vanem mees, Tenva Liblikmann on veel vanem, 80. Järgmised võistlejad Aivar Sarapuu, Risto Mart ujuda, võimalikult kiiresti rattaga puhata ja jooksus sörkida. Sergio Vaat nii. Norbert Metsare, Alger Veener ja Karin Variko. Tänane viimane start on antud ja siin võtavad mõõtu eelkõige noored B-klassis. Tuleb tasakaalu teinud ja tahtnud täna olema üsna raske katsumust selles keerulises ja kanda lõpuks võivad siin väga ilmselt võistlejad. Et hakkame see ratudist läksid tagasi ja nüüd on see, kus ja tõepoolest, Johan Tamm jälle, Johan Tamm tule, läheb. Ander Markus Troom, number 4. Näeme, et Trulli tuleb eest välja. Leomata uus. Vatsmeier. Tšernov. Vanessa Viiding, Ander Markus Kroon ja Johan siis Sander Linnus. Kus on Sander Linnus ja Sander Linnus on nüüd jooksutajad nii. Kus tuleb tagasi liikuda, kus on rattadest on. Mõnes on Heimas väga kiire. Distantsile ja nüüd tuleb andma hakata. Esimene kilomeeter on aidake need poisid nüüd jooksurajale ning vaatame, kes esimesena väljub vahetusalast. Nii, ja Risto läheb. Risto läheb, nüüd on küsimus, et kõige võimsama vahetusala. Läheb Risto. Küberrattaga iga päev rattas koos sõidab. Ja nüüd kõik saanud. Tubli oled, läheb! Nüüd siit edustavad harrastajad meile Roppajadelt tagasi ja sinna Eesti teatri liidu mina päeva küll. Ikkagi on lõpetama võidu. Johan Tamm on täna B-klassis võitja Mart Uus.
see oli hea, see oli vähem kui sprint ja sellepärast ujumisest ei saanudki aru. Rattal sai tõesti natukene vastu tuult tööd tehtud, aga muidu läks alla tuult ja alla mäge läks pagana hästi. No ja jooks on ikka nii, et üles mäge tuleb jalgu lohistada ja alla mäge tuleb siis vändad käima panna nii, kuidas jaksa. Aitäh, hästi läks.